Mihkel Kangor, käite koos mitme organisatsiooniga kohut Rahandusministeeriumi vastu. Üks asi, millega kokku põrkusite, on see, et dokumendid igasugused on salastatud. Hiljuti saite tutvuda teatud dokumentidega. Mida te teada saite? Tõesti, kuigi Rail Baltica arendajad, organisatsioon, mis on loodud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt ka, nende juhid on öelnud, et Rail Baltica rajamise juures järgitakse täieliku avalikustamise ja igati avatud printsiipi, siis tegelikult on terve rida dokumente siiski salastatud ja üheks nendeks oli 2014. aasta maikuust Vabariigi Valitsuse istungi protokollid, kus tehti otsuseid Rail Baltica trassi koridori valiku osas. Ja nende dokumentidega siis kohtumääruse abil me saime tutvuda, kuid sellegi poolest kohus kinnitas istungi nii-öelda kinniseks, et kõrvalised isikud nende dokumentidega tutvuda ei saa. Iseenesest need dokumendid ei sisaldanud mitte midagi sellist kaitsväärtust. See on järjekordne näide sellest, kuidas Eesti ametnikkonnad lihtsalt kergekäeliselt varjavad dokumente, mis ei ole mingisuguse erilise kaitsmisväärtusega, kuid millegi pärast tekitatakse ikkagi sellist varjamise ja kaitstuse õhkkonda. Samas muidugi, mis sellest dokumentidest välja paistis, oli see teatav rumalus, millega Rail Baltica trassikoridoride valikul lähtuti. Ja ausalt öeldes, kui mina oleksin niisama rumal kui need otsustajad seal, siis mina tahaksin ka kasutada riigisaladuse kaitset või ametkondlikuks kasutamiseks mõeldud kaitset, et mu rumalus nii kergesti välja ei paista. Aga kahjuks ma ei saa praegusel hetkel sisuliselt avada neid dokumente, kuna kohus on selle siiski ära keelanud ja kohtu määruste vastu ma siin minna ei taha. Aga siit ilmeb üks asi, et igasuguseid dokumente, mis ametnikud koostavad, saabki suhteliselt hõlpsasti ja kergekäeliselt salastada. Ja see ongi Eesti riigis tekkinud tendents, kus salastatakse näiteks mingeid kummalisi puhkuse graafikuid, lähetuse dokumente ja nii edasi, millel ei ole mitte mingisugust kaitseväärtust, kuid samas võiks mõelda, et mis siis ikka, aga ametkondlikuks kasutamiseks mõeldud dokumendid, riigisaladusega kaitstud dokumendid, nende hoidmine, nende arhiveerimine, nendega tegelemine, see kõik on tegelikult üks ressurss ja tegelikult näitab sellist vastupidist tendentsi sellele, millega riik on lubanud tegeleda, ehk et olla siis avatud kodanike poole pööratud, olla lahke, abistav riik. Selle asemel on varjav, karistav, kontrolliv riik meil tasapisi sisse imbunud. Ja see on asjaolu, mis häirib päris tõsiselt kohe. Olemuslikult peaks ju olema ametnik avalikkuse teenistuses. Kui ta nüüd avalikkuse eest varjab neid asju, et kas siin pole mingi vastuolu? Kindlasti on riigis selliseid dokumente, mis peavad olema salastatud ja kaitstud ja selle vastu kindlasti mitte midagi ei ole, aga see peab olema väga selgelt põhjendatud, siis on kaitsejulgeolekuga seotud küsimused, mille puhul see on õige. Kindlasti meil on isikuandmete kaitsmise seadus teatud määral põhjendatud, et inimeste eraelu oleks kaitstud, kuid riik peab olema siiski suunatud avalikkuse poole ja ka kas või selle sama Rail Baltica protsessi puhul me ei teagi võib-olla on veel mingisuguseid dokumente kusagil, mille olemasolust me ei tea praegusel hetkel, aga milles võiks peituda see vastus, et aga kes siis otsustas? Mille pärast siis otsustati, et me ei analüüsi üldse seda, kui kallis, kui loodust lõhkuv oleks ehitada raudteed olemasoleva trassi peale, aga lihtsalt on otsustatud, et uue raudteetrassi rajamine on igal juhul kõige odavam. Jah, majanduslikus mõttes, aga keskkonnahoiu mõttes ei ole ta kohe kindlasti seda. Ja miks see väga mõistlik alternatiiv olemasoleva raudtee ümberehitamiseks kõrvale on jäetud, kes selle otsuse on teinud, kuna on see otsus tehtud, mis asjaoludel, see on meie jaoks endiselt saladuses ja ei ole ka kohtus oodata sellele mingisugust vastust, sest et ka vastaspool ilmselt tegelikult ei teagi seda. Aga selles kohtuasjas on teil lootust mingisugusele õiglusele või õigusele?
Ma usun, et iga kohtuskäik siiski muudab midagi, kuigi me ei pruugi saada lahendust sellele Rail Baltica küsimusele võib-olla. Ma olen siiski optimist, et meil on lootus võita, sest et õiglus ikkagi lõppkokkuvõttes võidab, aga see ehk muudab mingisuguseid praktikaid, kuidas menetletakse näiteks suuri infrastruktuuri objekte, mida Eestisse tahetakse rajada, kuidas kaasatakse sellesse protsessi üldsust laiemalt, kohalikke elanikke, et nendest asjadest avalikult rääkimine, nendele tähelepanu juhtimine, ka kohtuvõimu ära kasutades enda õigustes seismisega, et mul on õigus, meil keskkonnakaitseorganisatsioonidel on õigus saada informeeritud selle kohta, mis puudutab Eesti keskkonda. Et need muudavad lihtsalt meie asjaajamise praktikaid ja seetõttu on see võitlus juba kindlasti väga-väga oluline. Aga osalt on ikkagi ju salastatuse loor peal ja isegi sa ei või ju rääkida, mida sa teada said, et kuidas see siis ikkagi välja näeks? Jah, praegusel hetkel tõesti nende dokumentidega niimoodi, et ma ei saa nende sisu avaldada, aga seal ma võin öelda, mitte midagi huvitavat seal ei ole, mitte midagi intriigi kütvat, midagi väga tarka seal ei ole. On välja paista lihtsalt ametnike ja otsustajate mõningast rumalust. Aga rääkides eraelu kaitsest, siis ju siin võiks küsida ameeriklaste moodi, et follow the money, et kas midagi seal sellist ei torka silma? Nendest dokumentidest ükseid asja ei olnud, eks ole, aga et Rail Baltica puhul üldiselt see reegel kindlasti kehtib, et kuskilt liiguvad väga suured rahad ja kellelgi on see väga kasulik, et see raudtee just sinna tuleb. Ja ma usun, et meie silmad, me oleme noored inimesed veel, me näeme seda ja see tuleb välja täpselt samamoodi, nagu tulid välja sahkerdused Tallinna sadamas, tulevad välja ka sahkerdused Rail Balticaga. Aitäh ja edu!